Tere, tere! Tere! Mina olen loodusterapeut ja näojoogaõpetaja Mai-Liis Kivistik. Ja mina olen Triin Terasmaa, tervise- ja toitumisterapeut ja nüüd ka treener vaikselt juba, Pilatese treener. See on mul hiljuti selline uus arendus. Ja meie siis alustame siin sellist podcasti sarja. Just, iga osa keskendub ühele põnevale teemale. Kõiki teemasid me kohe sulle ei avalda, sellepärast et põnevus peab ka säilima. Aga täna me võtame sellise sissejuhatuse, kus me räägime enda jaoks väga olulisel teemal, mida me oma klientide pealt kogu aeg näeme. Ja see on, mis on sinu miks? Miks sa peaksid liikuma või nägu treenima või ükskõik mida tegema iseenda heaks? Nii lihtne see ongi. Ja täpselt see, et mis me oleme oma klientide pealt näinud, mis on minu nagu ka selline kogemus ja mida ma tahaksin hakata täna rohkem rääkima, on üldse nagu ühiskonnas. Et miks see inimene siis ei hoolitse oma tervise eest, oma keha eest, seda me kõike võimegi tuua sellesama nagu sõna või selle selgituse, et armasta enda keha, on ju, et mida see tähendab, sest see toob nagu tohutu kasu. Ja sinna alla võibki kuuluda kõik see, et kuidas sa sööd ja kas sa sööd tervislikult, kas sa annad kehale head toitu. Siin tulevad ju kohe tegelikult need sellised katsumused mängu, et lähed külla ja pakutakse head kaneelirulli. No ikka tahad võtta, on ju. Aga siis lõpuks tuleb neid kaneelirulle pidevalt, on ju. Tuleb igal õhtul üks kaneelirull kuskilt ja klaas veini. Või siis see, et trenni. Et päriselt nagu säilitada liikuvat keha peale 40. Sul on tegelikult vaja teha iga päev trenni ja see trenn peab hõlmama tegelikult päris palju, see teadlik treening, on ju, liikuvust, jõudu ja nii edasi, erinevaid aspekte sellest treeningust. Ja siis inimene ütleb, et aga ma ei viitsi või tähendab, tema sees on võib-olla see, et ma ei viitsi, aga ta ütleb välja sellised vabandused, et ma ei saa ju, ma ei jõua ju, ma käin ju tööl. Ma ei jõua trenni teha peale tööd, on ju. On väsinud, tahan koju puhkama minna. Või isegi ei ütle, et tahan puhkama minna, see on ka, ma arvan, alateadlik. Aga sealt tuleb see, et ma pean ju perele süüa tegema. Siis ma pean koeraga välja minema. Siis on mul veel üks mingisugune projekt lõpetamata või köök on vaja koristada või mis iganes, neid vabandusi on nii palju. Ja siin ei ole vahet, kas me räägime keretrennist või näotrennist. Pidevalt on see, et no ma täna ei jõua, ma teen siis homme. Ja homsest saab ülehomme. Siis saab 3 kuud, märkamatult 3 aastat. Ja siis me räägimegi siin videotes ikkagi rohkem suunatud 40+, 50, 60 sinna kanti naised teiega. Sest kuni 40-ni on see justkui iseenesestmõistetav, et jaa, okei, magasid natuke halvasti, külmavett näkku, teed natuke siit, enam-vähem sobib, on ju, hästi. Trennis ka jätad 3 nädalat vahele, lähed teed sama raskusega kükke, mis 3 nädala eest, no natuke lihas valutab, aga midagi hullu ka ei ole, eks. Aga kui sa neid samu asju teed siin 40 ja edasi, tegelikult tulemust ei tule niimoodi. Ja sa võid teha endale kasu asemel hoopis kahju, on ju. Et seda me siin lahkame, miks teha, kuidas teha ja miks peaks kohe alustama. Ja selles mõttes mul endal on täitsa elukogemus selles vallas, miks ma sellest ka räägin, et ma ise olen 45 ja mul on endal tegelikult ka need samad mitteviitsimise asjad ju küljes, kuigi ma olen ise tegelikult üle 10 aasta või isegi kauem olen seda tervislikku see tervisliku eluviisi pidamine on ju tegelikult minu selline hobi ja armastus olnud kogu selle aja, on ju, aga ikkagi näiteks kui me võtame näojooga, mida ma võiksin teha, mul on siit see parem silmalaug on allapoole vajunud, on ju. Ja näojoogas saab seda nagu treenida, on ju. Ja ma lihtsalt ei jõua seda eriti teha.
noh, see on üks asi, mida Aus. konkreetselt, mida võiks teha. Mul on need näojooga kaardid, ma olen kursuse ju läbi teinud, kus sa õpetad seda ja mul on näojooga kaardid töö juures laua peal. Ja mingil hetkel ma tegingi neid ja täna on seis selline, et nad lihtsalt on mu laua peal ja ma ei tee, kuigi mul on töö juures oleks võimalik ka sellel ajal, kui ma näiteks loen midagi, mingit teadusuuringut või teen mingit kirjatööd, oleks võimalik mingeid näojooga poose teha, on ju. Ja ma ei tee, sest et ma istun seal jalg üle põlve, on ju. Et miks siis on inimesesse, kui on mingi konkreetne asi, millega saab ennast aidata, aga ei tee. Samal ajal ma olen muidugi teistes aspektides palju praktiseerinud, kui ma toon ühe hästi võib-olla kiire, lihtsa näite, on ju. Et kui ma sain ühe vigastuse 2 aastat tagasi Pilatese trennis, kusjuures see on päris naljakas. Ja siis see oli selline karm vigastus, et mul üks lihas läheb krampi kogu aeg kõhust ja siis arstid ütlesid, et lõpuks, et aga ära tee nüüd mitte midagi, äkki see läheb korda. Ja siis, kui ma olin 1,5 aastat liikumatu olnud ja samal ajal veel autoga sõitnud kössis istunud oma töölaua taga, siis mul nagu ülisambast hakkasid närvid niimoodi pitsuma, et mul olid närviimpulsid näppudesse ja varvastesse, on ju. Ja siis ma sain aru, et selles eas juba, kui sa jääd liikumatuks, siis sa jäädki liikumatuks ja sa lõpuks nagu ei saagi enam mitte midagi teha. Tulevad nagu sellised sümptomid kehale ja siis ma sain aru, et ma pean ennast sealt välja tõstma, on ju. Aga miks ma seda tegin alles siis, sest siis ma sain teada, et mul ei ole üldse kerelihaseid, mis võiksid toetada minu lülisammast, kuigi ma olin trenni ju teinud niimoodi nagu tubli rahvasportlane, niimoodi aeg-ajalt, mitte väga kõvat ja olin ennast paar korda ka juba 40-ndates jõusaalis ära tõmmanud oma selja. Selle tulemusel, et kerelihaseid ei olnud toestamas. Aga miks isegi mina hakkasin ikkagi alles nüüd sellega tegelema? No miks sa hakkasid? Ja mis sealt edasi läheb, miks mina sellest võib-olla räägin enda eest hoolitsemisest, on see, et nüüd ma näen, et väga paljud naised, kui neil juhtub mingi selline asi, ei hakka üldse endaga tegelema. Ja siis läheb asi ainult tullemaks ja me näeme päris palju eakaid, kes käivad näiteks käimisraamiga tänavatel, sest nad ei saa enam oma selga sirgeks ajada. Ja see on nüüd on ju see hirmutamise koht, et võib nii juhtuda, aga tegelikkuses üks pool on need kerelihased ja näoga on täpselt sama. Ja miskipärast, kui mina räägin näolihastest, siis tundub paljudele, et okei, sa võidki, ütleme siis 30-ndates rääkida ja teha neid harjutusi, aga nagu 50, 60, 70 enam pole mõtet teha. Ja igast töötoas on alati keegi, kes ütleb, et mul vist enam ei ole midagi teha. Või näiteks ka siin, kui ma käin erinevatel messidel, siis on neid, kes tuleb laua juurest mööda, ütleb, ei mina olen juba nii vana ja nii kortsus, et siin ei aita ükski asi. Ja siis ma vaatan neid naisi, alati on need naised, eks ole, ja mõtlen, et sa ju tegelikult oledki kuskil 50-60, eks, et kuidas sa nüüd ütled, et ei ole midagi teha. Naiste eluiga on päris pikk. Näiteks minu suguvõsas on ikkagi 90-ni välja ja kui ma vaatan oma vanaemasid, siis nad on näinud väga head välja ka kõrges eas. See ei tähenda, et kortsuvabad, ei, me elame ja tunneme emotsioone, aga kõik oleneb sellest, kuidas sa enda eest hoolitsed, palju sa endasse panustad, kui palju sa oled oma valikutega rahul, kui õnnelik sa oled igapäevaelus. Et just näiteks ka näide, mul endal sõbranna elab Austraalias juba 15 aastat, hästi palju päikest, eks ole, mina räägin alati, et päikse käes ei tohi olla ja nii edasi, päikse põletuse mõttes siis, eks. Ja kui teda vaadata, siis ei ütleks elu sees, et ta 35 on. Vabalt oli vennaga kõrvuti, kes on 15 aastat noorem ja ma pildi pealt vaatasin, et võid öelda, et täpselt ühe vanused. Aga see ei ole ka nagu mingisugune maagia, vaid see ongi see, et valikud, mida sa teed, mida sa sööd, mismoodi sa liigud, kuidas sa oma naha eest hoolitsed, eks. Väiksed asjad, aga lõpuks tulemus ongi võib-olla on ju see käimisraam, kui sa ei tee neid asju.
ja selles mõttes, et ma olen nüüd uurinud oma selle tervisliku eluviisi 10 aasta jooksul tõesti, mida räägitakse maailmas on ja mida räägitakse Ameerikas, Inglismaal, kus funktsionaalse meditsiini see pealetung üldse maailmas on täiesti praegu tungib kõik peale just see ennetamine, oma keha eest hoolitsemine ja absoluutselt igas eas on võimalik hakata uuesti ehitama üles oma lihaskonda, teha tervisliku toitumisega oma tervis paremaks. Meil on väga palju tõendeid selle kohta, täiesti teaduslikke tõendeid ja siin tulevad need ka üksikud imejuhtumid, mida tegelikult igaüks teab, et no näed, see 90-ne tema taastus, võttis ette peale puusaliigese operatsiooni, pühendus füsioteraapiale ja taastus täielikult ära ja käib ringi. Või siis need erinevad nagu sellised imejuhtumid, aga need ei tule niisama, nagu inimesed reaalselt tegelevad oma tervisega, on ju. Ja vaata, siin on ilmselt natuke seesama, mis sina ütlesid, mida sulle arstid ütlesid. Et mina ju ka lõpetasin oma tantsukarjääri ära sellepärast, et jalal oli trauma, mida oli vaja opereerida. Täpselt sama jutt, nüüd ole paigal. Aga olles selle hetkeni teinud 10+ aastat sporti, ega ma väga kaua ei olnud. Ja ma mäletan, et ma veel käisin kontserdil vennaga Rootsis, mingi rokkbänd, eks ole, hüppad seal, nii tore on ju. Ja ma ei saanud järgmine päev käia, sest ikkagi oli väga vähe aega taastatud, eks. Aga teisest küljest mina ise näen seda, et ma taastusin tänu sellele palju kiiremini. Ma ikkagi liikusin, kuna see oli nagu kannakõõlus, eks, et siis tal oli vaja seda liikumist liigesel. Jah, ta oli vahepeal valusam, aga tänu sellele ma sain palju kiiremini trenni tagasi minna. Et loomulikult me ei ütle nüüd, et ära kuula arsti, kui ta ütleb sulle, et puhka ja sa ei tohi näiteks peale lõikust midagi teha. Aga lõpuks ma ikkagi usun seda, nagu ka sina ilmselt, kuula oma keha. Keha oskab alati öelda, natukene jalutamist ei ole kunagi palju. Sa ei pea kohe jõusaali minema jälle selle raskusega kükke tegema, eks. Aga hästi lihtne on öelda, et mul arst ei luba nüüd seda teha. No kas või näiteks peale puusaoppi, et kükid on välistatud. Ja küll kükid on välistatud, aga lint, jalatõsted lindiga näiteks. Ja siis on see, et aga sa ju vaatad telekat, tee samal ajal lindiga tõsteid. Täpselt see, et ma tahaks lihtsalt jalg üle põlve istuda ja lihtsalt olla. Et nagu see on variant, aga samas ka mõnes näojoogatunnis ma olen öelnud, et visake see diivan üldse välja kodus, istu põranda peal. Sul on juba rühil parem, juba on näol ka parem, sest pinget on vähem. Need on tegelikult väiksed asjad. Aga me saame iga päeva sisse panna. Ei pea jõusaalis käima selleks, et teha jõuharjutusi. Ja mina olen hästi seda meelt, mida ma oma tulemusest trennis hakkan ka õpetama just. Ma alati räägin inimestele, et istu põrandal teleka ees, istu põrandal. Ma ise istun alati põrandal ja teen seal mingeid erinevaid harjutusi sellel ajal, kui ma vaatan midagi telekast. Et diivani peal ma istun väga harva. Et põrandal ja siit tuleb nagu see järgmine teema, mida ma näen inimeste juures on see, et inimene tegelikult ei suuda otsustada ja ta ei tea, mida ta tahab, tal ei ole selgus. Ehk siis sul peab olema nagu selge otsus tehtud ja ma tahan saada terveks näiteks. Ma tahan oma tervist parandada. Ma tahan kaalus alla võtta. See esimene number 1 asi, mida sa sellel teekonnal tegema pead, on tegelemine kõigepealt oma mõtteviisiga. Et nii-öelda saada enda käest justkui see luba või enda toetus sellele teekonnale. Mitte esimesena hakata samme mõtlema, et mida ma nüüd tegema hakkan. Sest kui inimene räägib mulle, mis ma kuulen nagu päris tihti, kuigi isegi ma praegu väga aktiivselt ei nõusta, aga kuna ma selle teemaga tegelen, siis ma ikka räägin inimestega. Inimene räägib mulle esimene asi, mul ei ole ju aega süüa teha. Nii, kui sul on juba selline vabandus, isegi kui sa töötad, ütleme 24 tundi, kui töötaksid ööpäevas, siis on seal nähtavasti töökohal või kuidagi on võimalik ikkagi leida see aeg, et süüa teha. Aga siin taga see tähendab, ma näen ju kohe tegelikult,
sellest olemusest, et seal taga, seal hingepõhjas ei ole tehtud seda otsust, et ma tahan päriselt oma tervist parandada. Ja seda saavad kõik teha, aga see otsus, see selgus ja kuidas jõuda selleni, mida ma tegelikult tahan, sest siin võibki olla see asi, et kõik inimesed, see ei ole nende huvi, ta ei tahagi. On ju? Vot see on tegelikult väga huvitav koht, mis sa välja tõid. Alguses ma mõtlesin samamoodi, et kuidas inimesed ei saa nagu lihtsalt, et ma otsustan midagi ja ma ei hakkagi tegema. Et ma ei võta vastu otsust, et ma käin trennis selle jaoks, et liigesed liiguksid või et mul oleks hea olla või ma teen näotrenni, et nägu säraks. Ja kui ma seda nagu analüüsisin, siis ma sain aru sellest, et miks minu jaoks on hästi lihtne ja miks mõne teise jaoks ei ole. Sest ma olen teinud 10 aastat tippsporti, eks. Tähendab seda, et väiksest peale kõik muud asjad jäid tahaplaanile, aga sa lähed trenni. Sa lähed trenni mitte küll sellepärast, et ennast väga hästi tunda, vaid sellepärast, et eks ole võistelda ja saada häid tulemusi. Võib-olla natuke teine ambitsioon, aga mõte selles, et sa õpid varakult, sul on vaja trenni teha millegi jaoks. Nii. Ja nüüd ma mäletan siiamaani, ma olin siis 17, see on pool elu tagasi. Kui ma pidingi karjääri ära lõpetama, jalatrauma, öeldakse, et trenni teha ei saa. Minu ainus mõte oli, nüüd ma lähen paksuks ju. Noh, lihtsalt selline hirm, kuigi ega toidutaldrikul ju väga palju ei muutunud. Lihtsalt jah, trenni sai kõvasti vähem tehtud, sest kui varem oli see põhimõtteliselt iga päev pluss nädalavahetusvõistlused, eks, järsku ei olnud. Ja mul oli see sükene tunne, nagu tahaks mööda seina üles ronida, et millal ma nüüd saan trenni minna, et noh, et ei jääks seda pikka pausi sisse. Ja ühest hetkest, kui ma lõpuks on ju seal vahepeal kuskil jõudsin joogani, ma sain aru, et ennast lõhkuma ei pea. Sa ei pea käima seal body pump'is ja tõstma neid suuri kange, eks. Et tegelikult vinyasa jooga või astanga jooga, isegi hatha jooga tegelikult, nad kõik treenivad kogu kerelihaseid. Nii et sa võid teha ka seda, eks, või pilates on ju samamoodi. Oleneb ka, kuidas tund on üles ehitatud, kas sa teed rohkem süvalihastele või rohkem on ju pindmistele lihastele. Sa ei pea tegema seda kangiharjutust. Sa pead just enda jaoks mõtlema, et miks sa teed seda trenni. Jah, mina küll jätkasin mingil ajal hirmust, aga siis ma sain aru sellest, et ükskõik mis ümberringi toimub. Tööl stress, koolis stress, ükskõik, eks. Sa käid sa trennis ära, isegi kui see on 1 kord nädalas. Sul on mõistusel hea olla. Lisaks sellele, et su kehal on hea olla. Ja üks asi, mida ma siiamaani naudin, on see, et kui tuleb väike trennipaus ja siis sa lähed trenni, tuleb see mõnus lihasvalu. Mitte see, et sul päriselt on midagi ära tõmmatud. Sa tunned, et sa oled trenni teinud, su keha justkui nagu laulab. On ju. Aga kui ma see klikk ära käis, siis ma sain aru, et aga paljud ju ei ole teinud tippsporti. Ja kui me vaatame praegust ühiskonda, kus minu arust kehalise kasvatuses enam ei panda isegi hindeid, paned dressid selga, oled juba tubli, eks. Kuidas siin üldse väga paljusid treenereid tühistatakse, et nemad on väga halvad olnud, oma tipptulemusi saavutanud sportlaste ees, on ju. Olles seal maailmas sees, siis ma tean, et see ongi karm. Aga sa ei saa olla nõrga närvikavaga, kui sa tahad midagi suurt saavutada. Kuidas seda täpselt tehakse, see on nagu suhteline, kas see on õige või vale, on ju. Aga päris nii ka ei saa, et kõik on kogu aeg tublid, kui sa lihtsalt uksest välja astud. See on okei, kui sa tuled peale operatsiooni või traumat, hakkad uuesti liikuma. Aga kui sa ikkagi oled terve inimene, siis sa võiksid ikkagi mõelda selle peale. 2-3 korda nädalas trenni ei ole palju. Eriti veel, kui sa saad seda teha kontoris, on ju, sirutuspauside vahel. Teed kodukontorit veel lihtsam. Ma ei usu, et keegi meist on 8 tundi järjest arvuti taga. Ja need suitsupausid, mida sina ka oled näidiseks toonud, eks. Tee endale trennipaus, sirutuspaus, mine õue, vaata seda olematut päikest kasvõi, aga vähemalt näe seda päevavalgust. Ja siis ma mõtlesin, sinu jutt praegu kuulasin ja ma mõtlesin nagu seda, et miks ma ise siis ennetavalt tööd ei teinud, kuigi me teame tegelikult ka nooremast peast, et peab ikka ennetavalt tööd tegema. Mul oli ju tegelikult juba väga varases nooruses, ma arvan 20-ndates võiks öelda juba need õlad nagu valutasid seal selles kontoris istumisest või millest iganes, me põhjust tegelikult ei pea otsima. Et miks ma siis ennetavat tööd ei teinud ja siis, kui lõpuks, kui ma olin selles
nüüd aasta aega tagasi, kui mul oli siis kõige hullemad sümptomid, on ju, närvid pitsusid siis lülisamba vahel ja, ja lihased olid väga pinges, ma sain aru, et nüüd on vaja sellest välja astuda ja ma sain aru seda, et ma pean ise sellest välja astuma. Et no mitte keegi ei aita sind kunagi väljaspoolt tegelikult, on ju, kui me ütleme väga karmilt, mitte keegi ei tule sulle appi. Arst loomulikult võib teha sulle MRT uuringu, anda valuvaigistit ja nii edasi, aga keegi ei tule sulle appi. Nii. Ja kui see saab nagu selgeks, siis võib-olla siis inimene võib-olla ka natukene on seda moega, et siis on avatud nüüd see aken tegemaks see otsus, mille ma mäletan väga hästi, kuidas ma tegin. Nüüd ma lihtsalt tõstan ennast sellest välja ja kõik. See oli nagu selline ultimaatum otsus. Ehk see tunne minu sees, mida me võime ka laiendada selleni, on ju, see on loomine, on ju, kuidas käib see oma järgmise päeva loomine. See, et sa saad kõigepealt selguse, mida ma päriselt tahan. Nii, ma tahan terveks saada. Nüüd ma tahan nagu kindlalt, on ju, terveks saada, sest et siuke tunne oli juba, et ma vään kui varsti liikumatuks. Ja selle pealt mul kuidagi see kanal avanes, on ju. Ja see ongi see, et kas ma lähen, kuidas ma nimetan seda, et ma tekitan omale sellise vibratsiooni, ma juba olen selles tundes, aga seal kõige all on tegelikult see otsus. Ma tahan. Ja sa pead tegelikult, kuidas sellest aru saada ka, sa võib-olla võid meenutada, millal sa elus varasemalt oled selliseid otsuseid teinud. Me kõik oleme neid teinud, on ju. Sa teed otsuseid, sa suunad oma energia, siis see elu hakkab sulle andma seda. See tee muutub kergeks. Ja siis, mis siis pärast toimus, oligi see, et kõigepealt mul tuli idee, lähen nüüd kohe basseini ujuma, kuigi ma väga hästi ei osanud. Ja alguses ma olin 10 minutit basseinis. Tulin ära. Siis ma hakkasin üle maailma uurima, nagu kuidas selliste sümptomite koha pealt, millist füsioteraapiat teha. Eestis ma käisingi 6 füsioterapeudi juures, sealt mingit abi ei saanud eriti. Ega sa ei saagi väljaspoolt abi, on ju. Nii, soovitusi saad soovitusi, mida kõike saab kuulata, on ju. Ja siis lõpuks oli see, ma sain selle ühe vigastuse, mis ma sain Pilatese trennis ja minu teele tuli see, et ma õppisin ise Pilatese treeneriks. Ja siis veel väga palju erinevaid õpetajaid tuli minu ellu Ameerikast ja Inglismaalt, kes on väga head füsioterapeudid ja selle alal just spetsialiseerunud. Ja siis niimoodi ta läks, elu hakkas nagu andma mulle seda. Ja see täpselt ühtib sellega, mida meile tänapäeval väga palju õpetatakse, et kuidas siis käib loomine, on ju. Kuidas käib loomine, siis et sa ei hakka kohe ise samme mõtlema, vaid sa teed selle otsuse, see tahe, see alge, see idu, see ultimaatum otsus on seal all, on ju. Ja see elu hakkab andma ise samme ja neid tuleb märgata. Aga ega mina ka seda nagu 100% ma ei saa öelda, et ma seda teadlikult tegin, on ju. Ma praegu vaatan sellele järgi, et ma tegin seda niimoodi, kuigi ma olen väga suur selliste teemade austaja ka. Aga sul peab olema otsus ja ka kaalu näiteks põhiteema, mis on kaalu alandamine. Seal peab olema all see ultimaatum otsus. See on võimalik on teha, aga kui seda ei ole, siis tulevad erinevad vabandused. Vabandused või siis kiired lahendused nagu mõned ravimid, võtame ka tableti sisse, kilod kukuvad, mis on kõrvalnähud, neid peaaegu polegi enamus arust, sest seda lehte ei loeta enamasti. Või siis võetakse dieedid ette, aga dieet on ju lihtsalt lühiajaline toitumisplaan, mis, kui sa seda ei rakenda pikaajaliselt, tuleb ju tagasi lisakilodega. Kuni selleni välja, et lihtsalt lõikame seda magu väiksemaks ja loodame, et nüüd läheb hästi ja rohkem isusid ei ole, eks. Ja ma olen täiesti nõus sellega, et meil on vaja seda otsust, aga miskipärast need otsused tulevad ainult siis, nagu ka sinu näide oli, on ju, valupunktist. Mul on nüüd see valu käes, nüüd ma otsustan. Ja on väga tugevad inimesed ja tublid inimesed, kes teevad selle otsuse just selles suunas nüüd, et hakkame muutuseid looma. Aga on üks teine seltskond, võib-olla mõni tunneb ka ennast ära, et ta on seal valupunktis ja mõtleb, kui hea, nüüd mul on põhjus olemas, miks ma ei pea tegema. Ja sinna jälle ikkagi see teine pool jääb sinna. Ja tead, ega inimene võib-olla selles punktis, et ta nagu nüüd teadlikult otsustaks, et nüüd mul on hea põhjus, ma ei pea tegema. See on kuidagi
alateadlik, sest et ühiskond ikkagi valdavas osas toetab seda, et nüüd sul on näiteks jalg haige, oi nüüd sa jääd istuma. Et ühiskond nagu toetab seda. Ja ma näen nii palju naisi täna, kes on 40+ istuval tööl, kellel on juba erinevad liikumistakistused. Liikumistakistuseks me võime nimetada ka seda, et sa enam ei julge mäest lastega kelguga alla lasta. Sest sa arvad, et kui seal on väike selline mingi mügarik, siis sa murrad selja ära. See on juba liikumistakistus kehale, mida inimene tegelikult ei teadvusta, aga millest võivad areneda edasi. Lõpuks sa ei saa enam joosta, väga paljud inimesed ei jookse, nad ei hüppa, nad ei tantsi ja see on sellest, et me jätame liikumise järgi ja siis keha jääbki liikumatuks. Mõnes mõttes on see ka selline ühiskonnas levinud arusaam, mida siin ka õpetatakse edasi kogu aeg järeltulevatele põlvkondadele ja seda me peame muutma. Ja aga seda me ei saa kahekesi muuta, seda pead sina koos meiega muutma, liikuma rohkem, kas siis nägu liigutama rohkem või keha liigutama rohkem, mõlemad on olulised. Et tihti me võib-olla keha juba liigutame, aga see näopool jääb ikkagi kuskile unarusse ja võib-olla ka see pool, et kui sa endale iga päev peeglist otsa vaatad, sa ei märkagi, kuidas su nägu igapäevaselt muutub, eks. Et vahest on hea vaadata ka pilte, on ju, mitte nüüd selliseid fotostuudios täis meigiga, see on natuke teine teema, aga mingisugused telefonis pilte ikka on tehtud ju. Et kuidas sa olid näiteks aasta tagasi? Kas sulle meeldis see? Võib-olla meeldis, väga hea. Kuidas on nüüd? Kas saaks midagi toetada, on ju? Kas ma saaksin ilma selle keemia näkku panemata ikkagi särada? On ju, et mul jah, vajumine on ka loomulik osa, on ju, gravitatsioon tõmbab allapoole. Ma ikkagi toonitan seda, et kortse ei saa ära võtta loomulikul teel, saab ainult väliste abidega, aga me saame kortsupõhja tõsta, me saame vereringet parandada, lihastoonust parandada, eks. Ja tihti küsitakse mult ka, et kui ma võtan ema näiteks töötubadesse kaasa, kui ma mööda Eestit sõidan, talle hästi meeldib kaasa sõita, kuna temal juhilubast ei ole, siis ta alati tuleb. Ja natuke teistpidi ka see, et vanasti võttis tema mind kaasa, kui mina väike olin, et nüüd on nagu teistpidi. Siis imestatakse, et kas sa teed päriselt iga päev näojoogat? Keegi ei ütle talle, et on 60+. Ja ta teeb, sellepärast, et mina natukene sunnin viisakalt ja motiveerin, aga ta on ise ka väga tubli. Sest näiteks, kui ta sõidab bussiga tööle, ta käib siis Püünsis, on ju, sõidab siit kesklinnast ikka 50 minutit. Ta teeb bussis harjutusi kogu aeg. Ta käib näomantliga bussis, sellepärast, et ta ütleb, et nii vara hommikul ei ole inimesi ka väga palju ja kõik on nii unised, et keegi paneb tähele. Ehk siis kõik on see, täpselt nagu ka, me ütlesime alguses, et mis otsus on, kas sa leiad vabanduse, miks mitte teha, või sa leiad viisi, kuidas ma saan teha niimoodi, et ma ei pea võtma, et ärkan kella 4 hommikul üles ja siis teen pilatese harjutusi, siis teen meditatsiooni, siis teen omale smuutid, sellerimahlad, mingid puljongid, on ju. Ei jõuagi midagi teha, sest seda kõik on nii palju. Siis su aju jõuabki sinna, et ma ei taha midagi. Kõik nõuavad mult midagi, ma ei jaksa. Ja see on pigem tekib ka see vastumeelsus, ma olen näinud omal ajal, kui mul toitumisteraapia keskus oli ja siis reaalselt igapäevaselt inimesi nõustasin, siis oli nii hästi näha. Inimesed võtavad neid igasuguseid programme, teiste menüüsid. Nad teevad seda nädal aega ja siis on kogu motivatsioon läinud. Et jällegi see valmis tehtud mingi raamprogramm või kellegi teise menüü või see on selline, et sa natukene võib-olla teed, aga sa saad võtta eeskujuks, sa saad kõiki kuulata, võtta huvitavaid ideid vastu, aga kõik tuleb analüüsida ise läbi ja teha otsus, mida ma teha tahan. Ja tõesti su ellu tulevad nagu sellised, nagu sinu emalegi tuli selline tütar, kes nüüd õpetab ja kelle õpetused ta võtab hea meelega vastu, aga tal on tehtud ikkagi see otsus enda sees. Sest alati vaata need lood, mis me kuuleme, et näed, sinu ema sõidab bussiga, teeb bussis näoharjutusi ja siis mõtled, et täitsa imelik on, et kuidas nagu teeb seal, et mingi üks istub seal ees, eks ole, üks proua ja teeb seal näojooga harjutusi, et mõtle, kuidas keegi vaatab, mis mulje võib jääda. Aga need on need inimesed, kes on teinud enda sees selle otsuse, et mina teen
ja pärast jälle kõik imetlevad, et oi kui ilus näonahk on ju. Täpselt ja sama on ka ju lihastreeninguga, et natukene mulle tundub, et on levinud ka see arusaam, et kui naine läheb jõusaali, siis issand, ta näeb välja nagu Schwarzenegger. Noh, see ei ole võimalik, sest siin on ka toidulisandid ja kõik muu juures on ju, et jõuda sellisesse väga sportlikku vormi, aga natukene lihast on ju imeline, sest ma ei tea, kas sina oled sellega kursis, aga mina olen hästi palju kuulnud seda, et ütleme 50+ enam ei taheta sellist nagu ilma varrukateta särki või kleiti kanda, sest kui ma käed üles tõstan, siis siin midagi ripub. Ma panen varrukad, on ju. Ma alati mõtlen, et no aga ripub, aga sa võid ju teha kätekõverdusi. Et hoida toonust, tee kas või seina najal püsti seistes. Või köögi see äär, on ju, köögi tasapinna äär, tee seal nii kaua, kui sa kohvi ootad. Lai, kitsas, sa ei pea isegi põrandal tegema, kui see on sulle palju, on ju. Et neid lahendusi on. Küsimus on selles, et nüüd, mis on sinu miks sa peaksid enda jaoks mõtle see välja. Me võime sulle siin nimetada, ma ei tea, kui palju neid põhjuseid, aga need on meie lood, meie klientide lood. Kuidas sina saad nüüd võtta vastu ilma sellise trauma kohata, et nüüd mul jalg kukub otsast ära või käisin seljaopil, on ju. Neid lugusid on ka, aga kuidas me saame ennetada seda, et ma ei peakski jõudma sinna, et nüüd ma olen näiteks, seda ma arvan, sa oled ka kuulnud, nüüd ma olen 60+, mu kõik sõbrannad on hädised, ma olen ju päris kõbus, vahet pole, et ma siin nutan, et mul puus valutab või õlg valutab või. Aga sa ei pea mõtlema sellele, sa ei pea nagu toetama seda, et jaa, mul siit valutab, mul sealt valutab. Kui on valu, siis seda saab leevendada. Liikumisega enamasti. See on liikumine, on see ainus tee. Vaata, see on ka jälle see loomine, enda järgmise päeva loomine, et nii kaua, kui see fookus on seal, et mul kõik see koht valutab, muud kui valutab, on ju, siis see kordub, on ju, ma loon kogu aeg seda kordust. Aga meil on isegi, kuigi ma räägin siin sellest nagu mõttemaailma muutmisest, on ju, loomisest, see on täielikult maiselt materiaalses maailmas teaduslikult tõestatud täna, et see tee valudest välja just keskeast edasi on liikumine nagu. Isegi kui sul on juba seljaoperatsioon tehtud, on lülivahekettad sealt välja tulnud või on selgroog juba deformeerunud, mida iganes, mida räägitakse täna maailmas, ongi see, et see ainus tee sealt välja on see spetsiaalne treening ja see treening tegelikult ei ole midagi väga erilist, et seda hakkan ma oma trennis õpetama, kuidas oma kerelihaseid taastada, kuidas jälle nagu uuesti alustada, on ju. Et see on nagu vägev nagu ja igas eas saab seda teha. Inimesed lihtsalt ei tea seda, selline mulje jääb, et inimesed tegelikult ei tea, et see teine pool on võimalik ja siin on võib-olla see on ka tegelikult, mis asi annab kaasa sellele uskumusele või sellele ühiskonna suhtumisele, mida siin õpetatakse, et ära liigu ja me jäämegi istuma ja et see vananemine ongi selline, et jääd lõpuks viimased 30 aastat oled mingis haiguses, on ju. Sellepärast, et meil ju see eluiga on tõusnud, alles hakkas tõusma 1900-ndast ja inimkonnal ei olegi seda kogemust üldse nii pikalt elada varem keegi ja vaata inimesele need uskumuste muutumine käib väga aeglaselt, on ju. Et varasemalt oli 35 aastat keskmine eluiga, siis surid ära nagu oma, selles mõttes olid nagu päris fit veel, on ju, surid ära. Aga nüüd järsku elavad 80-ni inimene selles kehas ja inimesed ei usu, et nad saavad seda paremaks teha. Aga nüüd ongi see, kõik on tegelikult võimalik. Täpselt nii. 2 mõtet veel selle peale tekkis, et kui me rääkisime ennem, et dieedid on erinevad, sobivad erinevatele inimestele, siis ka trennid. Et jaa, sa kuuled, on ju, et Triinule sobis pilates, on ju. Minule sobis jooga. Sinule võib-olla sobib, ma ei tea, body balance või zumba üldse, eks. Et julge katsetada, mine ja proovigi, mis liikumised sulle sobivad. Võib-olla sobib Shindo üldse või mõni tants, eks ole. Et kõiki neid asju võib alustada 70-selt. Ja mulle näiteks hästi meeldib, ma käin vahepeal siin MyFitnessis ja hommikustes tundides, sest mulle meeldivad sellised hommikused lõunased tunnid. Nii lahe on näha, et seal ongi 60-70-aastased prouad ja meesterahvad,
käivad ka trennis ja teevadki. Ei ole nii, et mis ma tulen sinna tegema, vaid see on nende päeva osa ja nad käivad regulaarselt. Et seda proovida endale sisse juurutada, et ma lähen ja teen, mis mulle meeldib. Ja teine pool võib-olla, kes kuulab, mõtleb, et noh, mis teil viga rääkida, ikkagi on ju suhteliselt noored ja liigesed veel ei valuta ja ma saan aru, et statistiliselt iga 4. eestlane kannatab mingisuguse rõuma käes, eks ole. Siis on siin ka lahendus see, et võtta põletikku alla, sa saad teha kompressi. Varemerohi näiteks, väga hea taim, müüakse ka tinktuure. Panedki nagu lapi peale, eks ole, nagu kompressi tehakse, seod oma põlve kinni, selja kinni, küünarnukki, hoiad öösel peal ja võtab ära. Ei ole nii valus enam. Samamoodi kapsalehe kompressid. Sa saad leevendada ka seda, jah, meil võib-olla tõesti ei ole neid probleeme õnneks, aga liikumine aitab ka seal. Kui natukene seda valu ületada, siis järgmine kord juba võib-olla valutab sul vähem. No nii. Selge siis. Selle osa tõmbame kokku. Tore, et sa meid kuulasid, vaatasid. Tulevad põnevad osad veel. Tule jälgi meid ja kui sul on rohkem küsimusi, kas selle teema kohta või mõne teise teema kohta, sa võid meile julgelt kirjutada. Kontaktinfo on kindlasti siin all ka olemas ja meie tahame, et sa liiguksid, oleksid õnnelik ja naeratus oleks pidevalt näol. Ja teeksid otsuse kõigepealt, on ju. Aga aitäh kuulamast! Näeme jälle!